Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere päevast, kallid rallisõbrad! Ütleme teile ERMi tagant, vanalt Raadi lennuväljalt, 15. Rally Estonialt, 6. käigu stuudiost, saatejuht mina ikka Gunnar Leheste ja minu truu abiline, ülendame ka seekord saatejuhi rolli, Roland Poom. Lõpuks ometi aastaid on see võtnud aega juba umbes mitu, 3-4, ma ei tea, võib-olla rohkemgi. Tere minu poolt ka, no lõpuks on jõudnud ilus ilm Eestisse ja tore on näha, et miljonid rallifännid siis saavad nautida seda ilusat Eestit läbi ülekande vahenduse. Aga ega me seda stuudiot siia ju niisama keset ERMi püsti ei pannud. Me panime ikka selleks, et me saaksime külalisi ka kutsuda ja seekord väga auväärt külaline avab meie selle 6. käigu saadete maratoni Bruno Lillemets. Tere! Sinu ametinimetus on kunstnik, eks? Jaa, ise tihti ütlen enda kohta kunstnik-tehnoloog. Kunstnik-tehnoloog? Aga sa oled meil selleks, et sina oled süüdi selles, et karikas on just selline? Võib nii öelda küll. Ehkki asju tehes on alati, et kui klient tuleb väga hea lähteülesandega, siis võiks niimoodi öelda, et kliendi töö on seal ka vähemalt pool. Et seekord nii läks. No aga räägime sellest karikast. Kõigepealt, mitu aastat sa oled neid Rally Estoniale teinud ja aastas palju neid tuleb teha? Ma olen teinud karikaid 5 aastat. 4 korda WRC üritusele ja 1 korra oli EMB. Ja võta see karikas natukene ettepoole enda ette ka. Jep. Lähme kohe asja juurde, tahaks, kui sa seda praegu tõmbasid, see tundus maru raske, mitu kilo see asi kaalub üldse? 7 kilo. Et kui sõitad on 4 päeva siin sõitnud, et nad peaksid poodiumil ikka jaksavad tõsta? Ma arvan, et neil on see Adreka laks on nii suur, et nad tõstaks autoga üles, kui vaja on. Ja, nõus. Ja see ei ole neist mitte kõige suurem. Et see on 50, mul on 5 suurust ja see on nüüd siis ülevalt poolt teine, 60 on ka veel, see kaalub 10 kilo. Ja Ott on selle ilus hästi pea kohale tõstnud, et ma arvan, et see aasta tõstab ka. Need karikad on üsna sarnase disainiga igal aasta, aga kui sa selle lähteülesande said, ütleme 5 aastat tagasi või kui selle ülesande said, et mis sa siis, kus pihta hakkasid või mis see lähteülesande oli? Põhimõtteliselt minu juurde jõuti suhteliselt viimasel minutil, ma arvan, et meil oli 2 kuud üldse kokku aega kõigega, nagu kavandiga, joonistega, tootmisega ja kuna lähteülesanne oli nii hea, siis ma arvan, et see oli 2 päeva küsimus, kui tuli see, nagu see üldine vorm ja idee, kuidas ma teen seda ja siis hea sõber Raiduga tegime joonised, saatsime kliendile, klient ütles, et hästi, töötame edasi ja et see karikas sündis hästi valutult, nagu. Meil läks hästi. Kus need elemendid välja lastakse? Ja see on, tähendab, Baltic Steel Center, laserlõikus. Et neileb ka, meil on päris head pingid seal, aasta-aastalt järjest paremad ja see aasta, lõike kvaliteet on super, et siin on hästi tähtis, kui on detaile nii palju, siis just see järelviimistus, et kuidas need mingid nurgad, kraadid kõik ilusasti ümaraks ja kasutajasõbralikuks saada, et ja nemad tegid väga hästi ja siis karikadisain või nagu ütleme lõikejoonised on iga aasta samad, aga see aasta on värv vahetunud, et 15. aasta juubeli aasta ja meil on kuldne värv ja et kui ma tavaliselt olen värvinud ütleme nagu tööstuslikes värvimiskohtades, seal on värvipalett nagu väike, aga see aasta taheti kuldset ja ma leidsin sellise koha nagu laagripulbervärv ja nemad on spetsialiseerunud just autovelgede värvimisele ja taastamisele ja neil on super värvipalett nagu, et ses mõttes soovitan soojalt kõigile, kellel on vaja midagi sellist. Et väga head tüübid, väga ilusad tööd tegid ja see kuldne värv on üldse kõige raskem asi saavutada värvidega. Seepärast, et kui ta on ilus kuldne, siis ta tuleb näpuga maha. Kui ta näpuga maha ei tule, siis on ta pruun. Ja ongi, et valgusest oleneb palju ja kõigest, aga jah.
kas me võime öelda, et kõik karikad on sinu näppude vahelt ikkagi läbi käinud, et see on käsitöö selles mõttes, et käsitsi oled sa neid ise ju kokku monteerinud või on olnud abilisi ka sul? See aasta tegin ise. Tiraaž oli, ütleme inimlik, et 26, et tiraaž on olnud ka 72 või 4 oli kõige rohkem, siis oli niimoodi, et ma tulin siia auto järelkäruga, et nad olid põhimõtteliselt järelkäru täis oli karikaid. Ja ka töömahtu, et kõige töömahukam osa on siin sees, mida tegelikult näha ei ole, need on need 16 puksi, mis on niimoodi, et iga puks korda saada, ma puudutan teda 5 korda, ükshaaval nagu, ja neid on, praegu on need 450, et 5 korda, 2500 sellist operatsiooni, et saada need distantsid tehtud. Ja lisaks on siin need küljed, mis on 8 millisest terasest, ja siis need kaared on 3 millimeetrini teras. Palju sa üldse spordikarikaid oled teinud või see on sul esimene sporditöö? Spordikarikaid? Ei mäleta, et oleks teinud. Aga niimoodi gaaladele mingi kultuuriüritus? Auhind olen teinud küll. Aga need on reeglina olnud sellised nagu päris väike tiraaž, ütleme, et 1, 2, 3 tükki või ongi 1. Et sellist tööd, kus sul on nagu suur tiraaž, sellist juhtub harva ikkagi. Kas see on kõige avalikum ja kõige suurema publikuga üritus, kus sa kunagi oled karikat teinud? Absoluutselt, see on üldse kõige suurem üritus, kus ma kunagi olen midagi teinud niimoodi. Et sest vaatajaskond on siin ikkagi miljonites vist ju. Ja, ikka. Kas sa ise vaatad ka avatseremooniat, lõputseremooniat, kuidas kellele need karikad lõpuks kätte lähevad? No seda me teeme ju kõik. Aga telekast vaatan või ütleme kuskilt, et on niimoodi, et minu jaoks suvi algab siis, kui algab ralli. Et siis on kõik, muid tavaliselt on jaanipäev, on suve algus, aga nüüd on see töö, on see viimane töö ikkagi. Ja siis suvi algab täna. Mis sul hetkel veel käsil on? Hetkel... Mees ütles, et suvi hakkab kohe. Sest hakkas suvi. Ma mõtlen töö mõttes. Töö mõttes, siin... Kõik ei saa öelda kindlasti. Tundub jah, et äkki üks filmiprojekt või midagi sellist ja natukene veel midagi. Aga mis sa filmi jaoks teed? Rekvisiidid. See on põhimõtteliselt niimoodi, et ma tegelikult lõpetanud olen metallikunsti ja see on nagu minu eriala, aga ma teen puitu, metalli, plastikut, suures enamuses skulptuure tegelikult. Mis materjalidega sa üldse töötad? On sul mingi list, limiit, et ma ei tea, sellega ma ei tegele? See on minu oma. Kududa ma ei taha ja tikkida, et see on see, mida ma ei võtaks hea meelega ette, aga kõik muu on nagu põhimõtteliselt, see on huvitav, et mida sellisem tundmatu materjal, seda huvitavam on temaga töötada või vähemalt alustamine. Ja siis edasi ta käitub nii nagu kõik materjalid, mida sa tunned. Millal sinust lõi kunstianne välja? Olid see 3. või 4? See oli, ma arvan, umbes 3. rühmas lasteaias. Tegid juba skulptuure või joonistusi? See oli üks tordimaail. Ma siiamaani mäletan, kuidas see värv voolas ja ma mäletan selle töö tegemist nagu, et ma arvan, et see on esimene töö. Aga millal sa aru said, et see nüüd saab sinu elukutseks? Peale keskkool ikkagi. Sest keskkooli ajal oli pea ikka veits laiali ja siis mõtlesid, et mis ma teen. Suhteliselt ega mul väga palju valikuid ei olnud ka, et mis mind huvitaks üldse ja siis valik oli selline ja siiamaani rahul. Oled muud tööd ka pidanud tegema või kunstniku töö on olnud algusest lõpuni? Ma olen teinud päris palju asju tegelikult. Aga alati nagu projektipõhiselt. Ehitanud päris tihti, restaureerinud ja kuldsed käed? Jah, midagi sellist. Minu 7-aastane tütar ütleb, et tema tahab saada ka kunstnikuks. Soovitad sa? Nii varases nooruses seda valikut on raske teha. Pigem on niimoodi, et kunstnikuks ma soovitan õppima minna siis, kui enam kuidagi teisiti ei saa. Et see on niimoodi, et sul peab lihtsalt olema välja pääsmat või et sul ei ole teist valikut, kui seda teha. Et siis ma soovitan seda teha. Niisama mingi õpigu midagi tulutoomad võib-olla. Jälgid sa rallit ka muidu, kui sinu karikaid kätte ei anta? Jaa, ikka. Et kui ette satub, ikka vaatan kanalit ei vaheta. Sest see on päris põnev vaatamine alati.
Hoiad Otile pöialt või on seal välismaalaste seas ka lemmikuid? ei, ikkagi Ott nagu on lemmik. No Ott ilmselt putitab oma autot sel hetkel, et mine küsi autogrammi. Oled kohtunud Otiga? Ei ole, niimoodi ei ole. Kui Kavandit tegime, siis pildi peal me panime Otti ja Kavandit selle karika tema kätte, aga see on ka minu kõige lähem kokkupuude, äkki tõesti. No see eksemplar, mis sa kaasa võtsid, ma vaatan, et see läheb nüüd WRC teise koha omanikule. Yeah. No ennustame, kes see õnnetu on? Ma ei tea. Roland, mis sa ennustad? See on teie töö. No mis me ennustame, äkki võiks siis Roompere olla? Roompere teine. No vaatame, kas läheb täppi. Eks seda me näeme pühapäeval hilislõunal või varaõhtul. Ja need karikad ju lähevad üks ju Käärikule. Ma ei tea, mina viisin nad Raekoja platsi. Aha. Ja nad minu meelest pandi sinna kuskile laua peale, et äkki nad on seal. Vaatamiseks. Jah. Aga väga äge, Bruno, et sa said meile siia stuudiosse tulla. Jep, tore kutsumast ja ilusad rallit. Et sa võid meie selja tagant siit kuidagi ise ära nihverdada, et meil personali ei ole, kes juhataks. Ütleme nii. Aitüma. Low budget. Aga suur tänu tulemast ja edu Brunole. Tänud. Karika igaks juhuks võtta kaasa. Okei. Lähme edasi ralliga, mis saab olema ilmselgelt äärmiselt põnev, sest taas kord oleme jõudnud kiiretele katsetele ja kiired katsed, kiired rallid on need, mis meid nüüd ees ootavad järgmised 2 rallit, nagu me siin juba oleme Eestis ja Soome tuleb otsa. No sõitjad, kes seda naudivad, on seda juba väga ilmekalt ka ju välja öelnud, et lõpuks ometi oleme me siia jõudnud ees otsas loomulikult Kalle Roompere, kes on kirunud rehve, kirunud uut ilma hübriidit autot ja kirunud aeglaseid rallisi, aga nüüd ta tunneb, et äkki võiks olla koht, kus sõita. Loomulikult Solberg debüüti tegemas, taaskord debüüti tegemas siis suure autoga. Kiitis väga katseid ja ütles, et saab olema suur nauding jälle kiiretel katsetel sõita. Seda ütles ka Pajari ja loomulikult ega ei saa ka väita, et Ott kuidagi ei oleks rahul nende katsetega, mis nende ees ootamas on. No aga alustame ikkagi ilmast, mis on ju meie viimased 3 nädalat võib-olla siin Eestis üldse dikteerinud. Torm, ei ole tormi, saab randa, saab ujuma, ei saa ujuma. Sa oled ujumas käinud? Päris palju? See on oma, et räägi, mis asjaoludel? Naljanumber, ma ütleks, et aastad, aga juba kõik vaatajad ilmselt teavad, kes meil on, et ma sellise lollusega üritan hakkama saada nagu Ironmaniga, et siis oli vaja minna ju merre ujuma juba. Soojendusvõistlus ka varsti? Soojendusvõistlus peaks olema siis nädala pärast Otepääl, et no vaatame, igal juhul selline avamere hirm igal juhul on olemas ja ma ei tea, kahtlane on see asi, aga olen pidanud käima, aga küll ka lipsoga. Okei, sa ei tea, kas vesi on soe? Ma tean, et ta ei ole soe, sest peal on maru külm. Aga no ilm. Räägitakse, et rada on nüüd ikkagi enam-vähem ära kuivanud, see vesi on nüüd läbi selle kruusa vajunud, aga kas see on ikkagi päris sama kuiv, kui ta oleks siis, kui seda vihma poleks olnud? Teepinnas on ikkagi, selles mõttes see ikkagi on oluliselt muutnud teepinnast, et tegelikult kui sa kõnnid lihtsalt ka juba põllu peal, sa saad aru sellest, et põllud on täiesti märjad. Ja kui siia serviceparkiga kõndida, kui pealtvaatajad tulete, siis arvestage sellega, et teil on vaja mõned 100 meetrid ikkagi kõndida üle põllu ja see põld ei ole kuiv. Aga räägime selle jutu ka ära, et kui on kirjas, et seal on parkimine, igaks juhuks vaadake üle Rally Estonia Facebooki lehelt, vaadake üle ka kodulehelt, et ega see plats pole mitte kinni pandud, sest see oht on üleval ja jälgiga Rally raadiot, otse blogi, sinna peaks see info kõige kiiremini jõudma. Ja absoluutselt. Ja kui me räägime siis kruusakattega lõigust, kus siis ralliautod sõitma hakkavad, siis me võime öelda, et see võib-olla selline 10 sentimeetrit on kuiv pinnas peal juba, aga sealt alt kindlasti tuleb see niiske pinnas vastu ja teada, Eesti katsed on teadaolevalt sellised üpriski liivase põhjaga, mis tähendab, et see pealmine kitsalt väga kiiresti ära sõidetakse, nii et tahaks arvata, et esimesel minel ikkagi sellest vihmasajust, mis siin on olnud nädala jooksul, võiks olla natukenegi kasu. Mul kadus vahepeal internet ära, ma vaatan, kas ma saan selle tagasi. Aga meil on abimees ka siin Rally Estonia ajakiri, kui nüüd minna tagasi interneti eelsesse ajastusse. Ja loomulikult, kes katsetel tahab käia, siis ilma selleta vist ega väga hakkama ei saagi. Delfis on ka interaktiivne olemas, mida me soovitame
ka vaadata ja planeerida selle järgi, aga kui nüüd ilmast edasi rääkida, siis stardipositsioon Elvin Evansil, on ta ideaalne või on tal ikkagi kõvasti puhastamist? Ei, eks ikka puhastamist tuleb, me ei saa öelda, et see oleks kuidagi ideaalne esimesena Eestis minna, et Urmo Aava paar päeva tagasi ütles, et eile siis täpsemalt, et võib olla esimestel suhteliselt võrdne. Jah, selles mõttes, et see on kindlasti seis on parem, kui kuu aega kuivust oleks esimene, teine või kolmas starti, siis see vahe on kindlasti suurem. Et ma ei saa öelda, et see kuidagi tee nüüd hea oleks ta jaoks, et seal kindlasti puhastamist jagub, aga tõepoolest see esimese, teise ja kolmanda stardipositsiooni vahe on kindlasti oluliselt väiksem, mis ta muidu oleks. Nii et, aga see iseenesest, kui me mõtleme nüüd ikkagi spordi peale ja punktitabeli peale, siis see on ainult ju positiivne, et me näeks ka Elvin Evansit ütleme siis tempos, sest tal on ikkagi ju sellised 3-4 rallit olnud ikkagi äärmiselt raske selja taga ja tegelikult nüüd esimeses Shakedowni ringil Evans ütles, et uskumatu, mis gripp, mis pidamine oli teel, et ta on harjunud selle viimaste rallidega, mis seal siis, kus on olnud vaja esimesena startida. Et see on olnud ikka väga raju, et siin praegu Eestis oli see lausa lust. Lõuna-Eesti ralli olud, kui palju erinesid sellest, mis praegult on? Lõuna-Eesti ralli oli meil siis 2 nädalat tagasi, Ott käis seal testimas. Ütleme nii, et pinnase osas on kuigi palju on erinevad, et siin on võib-olla seda liivast pinda rohkem, aga kas seal oli ikkagi seda, ütleme seal tõenäoliselt võis see tee olla grammi võrra sellisem, see pinnase põhi olla võib-olla märjem, et sellist pikka pausi ilma vihmata ei olnud eelneval perioodil. Aga jälle, Misso kant ja see Lõuna-Eesti kant sealpool Võrut on siis ikkagi oluliselt erinev sellega, mida me siin Otepää ümbruses tegelikult näeme. Nii et ütleme nii, et võivad küll tunduda nagu ühe küla rallid, aga ma siiski isegi liigitaksin neid täitsa erinevateks rallideks tegelikult. Hyundai boss eilses Postimehe loos või siis tänases ütles, et nemad on valmis selleks, et Ott on siin väga kiire ja teised mehed Hyundai'st peavad hakkama konkurentidelt punkte ära võtma. Kas Thierry Neuville lepib sellise tõdemusega? Valitseb maailmameister. Ma arvan, et ega tegelikult ju selge on see, et tal otseselt, ütleme, tal on keeruline kuhugi pürgida juba hetkeseisus punktitabelit vaadates, et Ott on ilmselgelt ju tegelikult tiitliheitluses sees, mis tähendab, et viimane hetk oleks hakata mõtlema, kes on meeskonnas, võib-olla vale on välja öelda, et esinumber, aga kes siis on nii-öelda soosik ikkagi tänases hetkes tiitli peale sõitma. Ja Ott ilmselgelt kodupubliku eelis, kodurada eelis, kodus sõidab, et ma arvan, et Thierry Neuville aktsepteerib seda, sest olgem ausad, kui me oleks kuskil Liipre rallil, siis me teaks, et asi oleks vastupidi. Kes hakkavad Otile kas peavalu valmistama, kandadele astuma, teda kimbutama? Enne just arutasime siin Kaspar Ruusiga seda ka ja mõtlesime seda, et päris äge oleks sellist asja näha, kui Otil selja taga põhikonkurendid võiksid ollagi Kalle Roompere ja võib-olla hoopiski Oliver Solberg. Mine tea, võib-olla ärkab niimoodi seal rooli taga. Et kaua Oliver eemal oli ralli 1 autost? Äkki see oli nüüd 3 hooaega või? Ja arvad, et nüüd juba võiks poodiumi mees olla? Ma arvan, et ta on nii valmis ja nii küps sõitja. Et see, mida me näeme, mida ta WRC2 teeb, et kui ta, ütleme, esimese ringiga oma nii-öelda debüüdi suures klassis tegi, siis ta ei olnud kindlasti valmis sõitja. Ja see oli suht keeruline, parimaks kohaks oli vist 4. koht kuskilt asfaldirallit, ma isegi mäletan, mis rallis oli, et tegelikult tal oli ikkagi väga-väga keeruline see Hyundai'ga sõitmine. Täna on ta selgelt valmis sõita, tal on, ma arvan, et tal on kõik olemas selle meeskonna poolt, et sõita hea tulemuse peale. Küll ta ütles, et test oli täiesti teistes oludes, teise karakteriga katse peal, kui siin saab olema, et algus võtab veidi aega, aga ma arvan, et Oliver Solberg on sõitja, kes
sõidab võidu peale ja mitte ta ei sõida selleks, et mul on vaja kilomeetrit koguda ja harjuda. Aga ma küsin nüüd sult sellise küsimuse, et mis sa arvad, mis oli peamine põhjus, miks tal see paus 3 hooaja pikkuseks kujunes? No teada on see, et tal tegelikult oli vahepeal pakkumisi ka laual, et tagasi tulla suurde klassi M-spordi poolt. Aga ometi keegi ei riskinud teda võtta? Pigem ma arvan, et see oli temapoolne otsus ja tema perekond Solbergi otsus. Et mõistlikum on sõita tippklassi WRC2 autoga, kui minna sõitma Rally 1 autoga, mille kiiruses ja vastupidavuses see pole kindel. Ehk kui tulla tagasi, siis tulla nagu pauguga tagasi. Et seda vahepealset sammu meil ei ole mõtet tegema hakata. Ja see, ma arvan, see loogika, kuidas täna on nagu Solberg siin viimased hooajad, no vaatame seda hooaegagi, no seal me peame nagu ütlema, et tal ei ole vastast. Et kasvada nii tugevaks sõitjaks, tulla heas tiimis, hea autoga tagasi suurde klassi, siis täna tahaks öelda, et see kõik otsus on õige, kuigi eelmine aasta ma arvasin, et see otsus on vale, et oleks pidanud ikkagi Fordiga proovima, sest me nägime, mida Formo tegi eelmine aasta Fordiga, aga me lõpuks, ma arvan, võib-olla selle hooaja lõpus saame alles midagi ütlema hakata, kas need otsused on õiged olnud, et vaatame ka Rally Estonia, kuidas ta siin kulgeb. No Oliver Solberg on kahtlemata, kui me räägime küsimärkidest ja põnevatest küsimärkidest seejuures, et selle Rally Estonia põnevamaid küsimärke. No igal juhul ja tegelikult võib-olla kui veel tuua midagi sellist huvitavat, kust midagi oodata või mis võib üllatus olla, siis ma arvan ikkagi Martin Sesks, meie lõunanaaber, et suht keeruline hooaeg see aasta olnud. Lõpuks on tal on 2 rallit jäänud veel kalendris, mida ta see aasta sõidab, ongi Eesti ja Soome. Nüüd lihtsalt see probleem on, et tegelikult, et kui me nägime eelmine aasta teda Lätis ja Poolas ikka ülikõvad sõitu tegemas, siis Eesti on ikkagi küllaltki erinev, küll on kiire, aga oluliselt tehnilisem, kui on Läti, nii et no vaatame, võiks olla kiirus olemas, kas kui ta ärkab, siis on mega, et ma arvan, et sealt on oodata ka, et vähemalt oodata ja midagi jälgida, et kas sealt tuleb või pigem paneb Läti alt läbi. Ma vahepeal ütlen, et minu telefoniga võib lutsu visata, sest see tuli märge, et on üle kuumenenud ja rakendused on suletud. Ehk mul ei ole ka hetkel interneti, ma loodan, et sul veel natukene on. Mul on 20 minutiga 20% akut läinud, et tõmbab isuga, et loodetavasti kestab lõpuni ära. Ma ei kujuta ette, kus ma telefoni peaks panema, et see enam ei kuumeneks üle. Aga vaatame korra seda siis, et ilmateade on natuke muutunud. Ma küll vaatan seda Otepää piirkonda, siis tegelikult lubab pühapäevaks ainult vihma. See on ju super. Ja, igal juhul on super, nii et kõigile neile on see super, kes Käärikul peavad lageda taeval ootama punktikaitse lõppu. Absoluutselt. No Shakedown on ka ju täna juba sõidetud. Shakedown, räägi mulle Shakedownist, sest mul neid tulemusi ees ei ole. Mul on seos, jah. Shakedown oli igal juhul põnev, sest küll me ei saa nüüd 3 ringi tulemusi hakata vaatama, sest osad sõitjad nagu ka Ott, lisaks oli Sesks ja Evans ja Munster, kes tegid mingit demosõite, ehk siis nende 3.-4. tiiru ajad arvesse ei ole läinud. Aga Kalle Roompere, Shakedowni kiireim, aeg 1.56.3 ja kusjuures natuke üllatuslikult võib-olla Takamoto Katsuta, teine 1.57.2 ehk siis 1,1 sekundit selja taga. Thierry Neville 3. 1.57.3 ja 4. tuleb Ott Tänak, aga Otil siis on sõidetud 2 tiiru aja peale, ehk siis ütleme nii, et Shakedownist kui palju ikka lugeda on, et see pigem kui jälle vaadata, siis mõistlik ainult seda esimese ringi aega vaadata ja seal Ott Tänak oli selgelt ikkagi kõige kiirem. 0,4 sekundiga Kalle Roompere ees. Mul meenub Lõuna-Eesti rallilt üks Oti katselõppu intervjuu. Ma arvan, et sa tead, millisest ma hakkan rääkima. Kui küsiti, et sa käid ju testimas, et kuidas siis praegu on, siis ta ütles midagi sellist, et teha on veel kõvasti ja mingi krüptiline lause oli seal veel juures. Ma jään praegu vastuse võlgu, aga mulje jäi selline, et ta ei ole rahul. No Hyundai on kiiretel rallidel olnud vist, jah, tundub, et keeruline auto sõita. Et juba äkki või ütleme viimaseid tulemusi vaadates võib öelda, et sellise raske aeglasema kruusa peal on auto sõitma saadud.
ja Ott tundis ennast üpriski mugavalt seal. Aga kiired, kuna kiiret on nii vähe ikkagi ka kalendris ja nüüd meil 2 rallit ainult kiired tulemas on, siis ju oli ka siin tegelikult kommentaar pärast Shakedowni, et väga mugavalt ei tunne ennast. Ja tegelikult oli see ka Lõuna-Eesti rallil 2 nädalat tagasi, ütles, et tööd on veel kõvasti selle 2 nädalaga teha ja kõige paremini ennast ei tunne, aga no jälle, kui me mõtleme üldse ajast tagasi aastaid, siis ega vist ei olegi päris seda tunnet, mida tahaks leidnud selle autoga, et see on alati selline pidev mängimine, millegi proovimine, et saada see auto kiire peal mugavaks. Küsimärkidest rääkides, Martin Sesks, mida võib Eestis teha? No keeruline öelda, et pigem tahaks arvata, et ta suudab ikkagi sinna top 5, top 6 piirimaale oma tempoga võiks pürgida. Aga kas sealt ka tulemust ära vormistada, no see on nagu ise asi küsimus, sest räägin, nagu ma ütlesin, Eesti on väga palju tehnilisem kui on Läti ja siin on väga palju tehnilisi nukke ja nagu me teame, tehistrampliine, kus ikkagi ei saa sõita nagu Lätis oma koduhoovis, kus ta teab iga kurvi nurka peast. Et ma arvan, et ta kiirusega on olemas seal eespool ja võib-olla isegi, mine tea, võib-olla isegi suudab sõita kuhugi kolmiku lähedale katseaegades. Aga see jah, ütleme, ma ei julge midagi selles osas kaasa praegu rääkida, et kas ta suudab sellega ära vormistada tulemusena või ei, et vaatame siis katse haaval. Sul on punktitabel ka ees, mis meil hetkeseis on? Mul ei ole punktitabelit ees. See on see peas? Mul ei ole peas ka. Sa pead andma mulle... Aga selles raamatus seda ka veel ei ole. See raamat läks trükki enne, kui toimus Kreeka ralli. Tead, punktitabelini jõuame varsti. Räägime korraks veel nii palju sellest, et mis meid ees ootama hakkab. Räägime tänasest päevast ennem ära. No räägi tänasest päevast. Et kui meie saade lõpeb, siis programm ei ole siin sugugi läbi. See alles algab. Ma mõtlen Tartut. Kell 17.00 on WRC ja Eesti teised tippsõitjad Meet the Crews poodiumil. Seal siis Bex Williams hakkab neid intervjueerima. Ligipääs Tartu Raekoja platsi on tasuta. Piletit ja käepeale küsita ja siis peale seda on võimalik minna lavale autogrammi küsima. Roland kindlasti kasutab võimalust. Kasutaks, absoluutselt kasutaks, aga ma kardan, et mul ei ole aega sinna minna. Sest meil on hoopis teine mõte. Meie lähme kell 20.05 Visit Estonia Tartu vald 1 kiiruskatsele. Aga kell 6 algab suureline avasshow. Keter Jaani, Vaiko Eplik, kes seal kõik veel on. Mõni asi jääb kindlasti veel saladuseks, kes seal on. Ja Delfi TV-s vaadake otse. Vajalik on loomulikult Delfi kogupaketi tellimus, mis ju kõigil tänapäeval on. Endast lugupidavatel ajakirjandust tarbivatel inimestel, eks ju. Ja stardipoodium. Kõik 41 autot sõidavad rahva eest poodiumit läbi, viskavad autoaknast patsu, lehvitavad mida paremat tahta. Ja tulge loomulikult siia hooldusparki ka, see on ka tasuta ja saate näha, kuidas autosid putitatakse, kuidas sõitjad valmistuvad katsetele minema, millised nad välja näevad, kui nad katsetelt tulevad, millised on autod. Autodest pestakse ennem ära, eks? Ikka, pestakse puhtaks. Aga nii, sa tahtsid rääkida homsetest katsetest? Ja ma kõigepealt ikkagi tulen siis punktitabeli juurde tagasi, mille ma vahepeal su jutu ajal lahti tegin. Elfin Evans siis tabelit juhib 150 punktiga. Tema taga Sebastian Ogier 9 punkti taga, ehk siis 141 punkti. Sebastian Ogier siin ei ole. Just, et Ogier on tagasi stardis järgmisel etapil Soomes. Suured pealkirjad olid, ta igatse ka Eesti rallit? Arvata võib, et võib-olla isegi natuke üllatus on see, et ta Soome on nõus minema, aga ju siis on huvi selle vastu. Ma arvan, et seal motivatsioonipakett oli piisavalt. Ma arvan ka, et ilmselt tehti see pakett selliseks, et ta soovib sinna minna. Aga Ogieri taga Ott Tänak 138 punkti, ehk siis 12 punkti taga Elfin Evansist, mis tegelikult, olgem ausad, on väga vähe ja on jõudnud lähedale ikkagi viimaste rallidega selgelt, et kui ma ei eksi, siis punktivahe mingil hetkel oli ikkagi juba seal 40 tuuri või 30 lõpp. Aga pane ennast nüüd mentaalselt Evansi rolli. Mis taktika sa sõidaksid seda teades, et vend, kes tahab tulla sel aastal maailmameistriks ja me hoiame pööljalt, et see nii läheks, eks, on Eestis kiire?
Nagunii on kiire, ma ei saa talle vastu. Ma arvan, et Elfin Evansi taktikaga on üpriski selles mõttes nagu peaga sõitmise taktika, et seda me oleme näinud viimased rallid siin, kus ta on pidanud esimene startima, need vaiksed rasked rallid. Kindla peale lõpuni tulek on toonud talle selle edu praegu, et ta jätkuvalt on liider. Aga ma arvan, et Eesti on ikkagi koht, kus tegelikult ta peab alustama ründamisega. Isegi esimeselt kohalt startis, sest tähtis on ju homseks hea stardikoht välja võidelda. Me teame, et Evans tegelikult on võimeline Eestis väga kiiresti sõitma. Aga me teame ka seda, et Evans ei ole maailma parim teepuhastaja. Jaa, igal juhul. Aga no näeme, vaatame, kuidas siin läheb, et kas on mingid kasu talle sellest vihmast, mis siin on olnud ralli eel või ei ole, aga mentaalselt ilmselgelt on, ma arvan, alati ründaja positsioon on parem. Igal juhul, et see kaitsepositsioon on alati keeruline ja hakkad liiga palju mõtlema. Ründaja positsioonil olles liiga palju mõelda ei ole. On kõik või mitte midagi. Ja nii on, et igal juhul Evansil läheb tihedaks asi siin järgmiste 2 ralliga. Ja kus meil see Kalle asus seal? Kalle asub täpselt Oti taga 117 punkti, ehk siis palju ta Otis maas on? Vahe on 21 punkti Otiga. Nii et ütleme, Otiga 21 juba? Jah. Okei, see on ju aamen juba. Ütleme, et ära kulgenud sinna taha otsa juba tahapoole, jah, et ütleme Evansiga see vahe on parajalt suur ikkagi, aga poodiumi koha peal ta igal juhul võitlema hakkab siin, et eks siis ole näha, et Erine Vill juba 96 punkti seal selja taga, aga räägime sellest ka, mis sa arvad, miks Neuvillil ei edene selle aastal niimoodi, nagu eelmise aastal? No väidetavalt pingelangus. Tema, jah, ühelt poolt või tahaks öelda, et on pingelangus ja selline asi on tehtud. Mõni mees F1-s on karjääri lõpetanud ära peale tiitli võtmist. Kusjuures isegi korra räägiti, kas Neville võib seda teha, kui tiitel tuli. Sest ta ootas seda ikkagi päris kaua. Ta ootas seda kaua. Aastast 2012 on ta vist suures mängus sarnaselt Otile samal aastal. Aga tõenäoliselt on ikkagi, jah, nii palju uusi muudatusi tuli see aasta, uus rehvitoot ja hübriidi pole, et see koht, kus ta tundis eelmine aasta väga mugavalt, et see kõik võeti tal käest ära. Ja see võib-olla, mis mõne jaoks oli eelmine aasta väga ebamugav või eelmistel aastatel, siis see tegelikult võib-olla mõne jaoks on mugavam täna, et mingil põhjusel siis pole ära kohanenud, et ega vaevalt ta sõiduoskused kuhugi kadunud pole või teadmised rallide osas. Nii, punktitabeliga nüüd kõik, sest me teame juba, kes tiitlile mängivad ja kes ei mängi. Jaa, aga mis saab edasi? Täna ju sõidame SS1 õhtul siin samas ja kõigile soovitan tulla vaatama seda, aga natukene siis räägime ka juba homsetest katsetest, et kes ei jõua meid homme hommikul vaatama, siis teile saame ära rääkida, mis meid ees ootamas on. Siis esimene katse nime poolest on ta Peipsiääre ja sõidetud on teda siis viimased aastad Rally Estonial WRC raames 21–23 aastatel. 24 aastal ehk siis eelmine aasta ERC raames teda ei sõidetud ja kusjuures lihtsalt selline fakt juurde, et esimest korda üldse Peipsiääre katset olemasoleva info põhjal sõideti aastal 2002, kui toimus ralli nimega Eesti talv. Eesti meistrivõistlustel siis seda sõideti. Ma mäletan, kui need katsed tulid, päris suur elevus oli, et kuidas seal välja näeb ja kõik need põrguaugud ja Kalevipoja jutud ja mis seal kõik on ju? Need katsed on katsed, mis tõenäoliselt ka see aasta või ilmselt jätkuvalt on need, mis pakuvad kõige rohkem peavalu sõitjatele. Ma võin see ette lugeda lihtsalt mingisugused ajavahed, mis toimus 21, 22, 23 aasta esimestel läbimistel. Kalle Rovanper aastal 2021 10,7 sekundit Ott Tänaku ees katsevõit. Peipsiäärest? Jah. 10,7 sekundit Eestis. No see tundub raju, see on juba kalender. 22 aastal 4,7 sekundit Elfin Evans võttis katse Ott Tänaku ees ja 2023 aastal Ott Tänak võttis 5 sekundiga Nevilli ees katsevõidu. Ehk me näeme seda, et see esimene üllatus, esimene aasta, kui see oli, tõenäoliselt, polnud ju videomaterjali, mille pealt katset ära õppida, et siis Kalle Rovanpera kuidagi siis tol aastal suutis puhta töö teha. Ja aastast aastasse siis hiljem on see langenud ja püsinud sellise 4-5 sekundi vahel esimese läbimise vahe. On sul Mustvee kohta ka andmed?
ja Mustvee on siis kohe pärast seda SS3. SS3, SS5, seda on sõidetud 2021 kuni 2023 ka samuti WRC etapi raames. Ja seal ajavahedega on, ütleme, täitsa teine maailm. Et esimesel aastal 21 Tänak võttis katsesõidu Roompere 0,3-ga, aastal 22 Evans võttis Tänaku ees või katsesõidu 1 sekundiga ja aastal 2023 Tänak võttis Neville'i ees katsesõidu 1,8 sekundiga. Me näeme tegelikult selget vahet, et SS2, SS4 homme võivad olla juba kohe päris sellised küsijad katsed, kus võivad vahed sisse tulla. Kui me võtame selle esimese sellise top 4 võib-olla, kes on nagu sõidavad rallivõidu peale, võib-olla seal osas väga mitte, aga ma arvan, et need järgmised 6-7 meest, kes sealt tagant tulevad, seal võib see vahe juba hakata kohe ralli alguses kärisema päris korralikult, et Peipsiääre saab olema ralli algusesse, ma arvan, üks päris suur peavalu. Sa ei ole seda Mustveed sõitnud, eks? Ei ole. Tavaautoga ka mitte? Ei ole. Ja see on üks korralik nikerdamine seal lõpus. Ta keerab suurelt teelt ära vasakule looduskaitsealale, sinna publikut ei lubata, kui sa just ei ole seda kämpingut seal järve ääres broneerinud. Ja siis on ta üles-alla, vasakule paremale, puu on puus kinni. Ütleme, käisime seda filmimas siin kevadel ja Kaspar sõitis ka selle eile läbi koos fotograafi asjuga ja ütles, et võib päris süda pahaks minna. ma kujutan ette, et videoid ma olen küll sellest näinud, rekkevideoid ja võistlusvideoid, et no igal juhul põnev saab olema sõitjatel see. Nii, aga siis see teine pool on ju hoopis teises otsas, Kambjas, homme. Ja, igal juhul. Pärast servist. No ütleme, katsete iseloomu mõttes ju, kui me lähme juba Kambja poole, siis see on nagu kõigile teada tuntud maa juba. Et seal nagu midagi üllatuslikku pole ja on selline, ütleme, katsete iseloomu mõttes me jõuame sinna tavapärase Lõuna-Eesti katse peale. Et ütleme, seal me hakkame tõenäoliselt nägema seda väga sekundist sõitmist, väga väikesed vahed, tõenäoliselt suudavad ka seal sõita, võib-olla võtame B-klassi sõitjad, võib-olla seal tagantpoolt, kes tulevad, videotöö on piisavalt tehtud, et suudavad ka sõita häid aegu, et ütleme, nende kohta liiga palju pole ma arvan, otseselt rääkida, et seda on, ma arvan, kõik rallifännid palju näinud ja vaadanud. Me lõpetame Elvas linnakatsega, jällegi tasuta, tasub varakult kohale minna, kui kohta tahad. 10 000 inimest oodatakse sinna, vähemalt tavaliselt on seal niimoodi olnud ja enne katset toimub veel drifti show, mootorratta, trikirattur sõidab katse läbi ja katsel on ka midagi mängus, telekas on mängus. No. Seal on drifti žürii. Vaata, seal lõpetakse raudteejaama ees neid sõõrikute ees, 2,5 sõõrikut minu mälu järgi peaks tegema. Ja siis žürii hindab, kuidas meeldis. See on päris äge. Kusjuures ma olen hakanud viimasel natuke drifti jälgima, Driftmastersit. Alguses ma kus seda näitab? YouTube, eks? Ma vaatan YouTube'i ülekandest et see tundus nagu täiesti mingi ebanormaalne asi, et kuidas te nüüd hindate, kuidas ma siin külge eest tulen. Eesti mehed on ju konkurentsis. Absoluutselt ja peaks ütlema, et maailma tipud. Pesur. Jah, peaks ütlema, et maailma tipud ikkagi, et ülikõvad sõitu teevad. Aga ma pean ütlema, et kui sa juba natuke loogikast aru saad, et juba ma vaatan seda drifti sõitu, ma juba nüüd ma juba saan aru, et okei, selle venna sõit on oluliselt parem ja mis punktid seal tulla võivad, et see on väga põnev ala tegelikult, nii et äge ettevõtmine, et seal seda niimoodi lahendatakse. Aga kahjuks ei saa seda vaatama minna, sest meil on homme täpselt samal ajal saade, kui see lõpeb. Ei ole hullu, ma olen elus ralliautosi näinud, istunud nendes, et elan üle. Istud veel, kuidas see Saaremaa projekt sul läheb? Teate, Saaremaaga on huvitav lugu. Kõik on nagu, plaan on nagu kõik paigas. Aga, nüüd on väike aga. Mul peaks teine laps sündima umbes täpselt sellel ajal, nii et nüüd on 2 varianti. Kas panustada sellele, et Kuressaare haigla võtab vastu meid vajadusel või mõtleme mingi plaan B järgmise rallisse lükkame selle projekti edasi. Broneeriki toa juba sinna? Võtame haigla toa, kohe bronnime ära. No võt, et ühesõnaga me ei ole seda veel nagu lukku pand, et võib-olla me peame selle projekti lükkama natukene mingi järgmisesse rallisse edasi, et seda ei tahaks, et laps sünnib ja mina kuskil metsa vahel kihutan. Millest me ei ole veel rääkinud? WRC 2 mehed ja neid eestlasi pole seal ka mitte vähe. Ja. Meil on Georg Linnamäe, valitsev Rally Estonia meister kusjuures. Vägev duell oli eelmisel aastal Robert Virvesega. Meil on Robert Virves, meil on vanameister, võib vast öelda Egon Kauri kohta, kes tahab ka
sekkuda poodiumi heitlusse ja meil on, ütle veel. Meil on ka sõitmas Joosep Ralf Nõgene. Ja eestlastega kõik. Ja, aga kiiresti eestlaste ajad ka veel üle vaadata, siis ma vaatan siis Rally 2. Romet Jürgenson. Läks meelest. Ma arvasin, et sa juba mainisid. Ei maininud. Ei maininud, okei. Robert Virves igal juhul, ma arvan, on see ralli, kus minnakse ralli võidu peale sõitma. Et me oleme näinud, et ta sõidab täiesti enda jaoks rallisi, kus ei peaks olema väga kodus. Suudab sõita poodiumi väärilisi aegasi, väga tugevat sõitu teha. Siis siin igal juhul on koht, kus tuleks minna võidu peale sõitma. Shakedownilt Saldivar Fabrizio küll kiireim, Robert Virves teine, aga Fabrizio sai selle aja kirja teisel läbimisel, Robertilt ainult üks läbimine tehtud. Egon Kaur, ütleme nii, et taas elustab oma oskuseid. 4 läbimist tehtud Shakedownil, viimane läbimine kõige kiirem, 6. aeg. Joosep Ralf Nõgene, 8. aeg ja Georg Linnamäe, 10. aeg, 1 läbimise teinud ja Romet Jürgenson, 12. aeg. Loe nüüd nimed ette, kes välismaalt ka on tegijad. Tegijaid on ikka, meil on... Kes sinna 4. jääb? Kes 4. jääb, jah. Ma arvan, ongi Saldivar, Fabrizio on tugev, võib-olla täitsa. Küll kas ta suudab kogu rallit kokku panna, võib-olla selles osas on mul kahtlusi. Aga soomlased kindlasti, siin on korralik Soome laulupidu koos selles klassis, et on Lauri Joona, Mikko Heikile, Tuuka Kaupinen, Roope Korhonen, kes on kõik ülitugevad sõitjad kiiretel rallidel, et ma arvan, et siit nendest, mis ma ette lugesin, need 4 soomlast on kõik võimelised poodiumi peale tegelikult sõitma, et päris kõva madistamine tuleb, aga ka Nikolai Gräzin ja ma arvan, et sellega see teravam tipp piirnebki. Et ma arvan, et igal juhul kõva lahing tuleb ka madalamas klassis. Mis sa arvad sellest, et meil on 41 autot? Varasema, ütleme, kui EMV ka juures oli, siis küündis sinna 80 äkki. Ma arvan, et probleem on selles, et meil on circa selline... Ja meil pole junior WRC ka. Junior WRC ei ole, aga 3 väga keerulist rallit selja taga, kus autosid lõhuti ja kui nüüd panna sellist programmi kokku, et sa teed oma need rasked rallid ära kuskil Lõuna-Euroopas või kus iganes on ju, siis ühel hetkel need autod vajavad nagu totaalselt rebuildi ehk siis nullist üles ehitamist sisuliselt, sest need saavad lihtsalt nii kõvasti peksa seal. Ja ajaliselt ei ole olnud aega ju tegelikult, millal viimane etapp oli 3 nädalat tagasi või? Kreeka, mis on väga raske ralli. Ehk siis ajaline graafik on selline, et erameeskonnad ei jõua neid autosid valmis ehitada lihtsalt, et tuleb hakata vaatama, kus sõita just selle järgi, et oleks aega autosid vahepeal ehitada. Ja ma arvan, et see on üks põhjus. Aga teiseks kindlasti on need kiired teed siin ja Soomes, mis ei ole Lõuna-Euroopa sõitjatele väga meeltmööda ja võib-olla valitaksegi oma kalendris vähe teised etapid, et nii ta on alati olnud ja nii ta ka jääb. Siit praegult meie telgi kõrvalt läks mööda Toyota maskott täis rõivastuses. Ja ma mõtlen enda peale, mulle paistab lagi pähe siit läbi selle presendi, et mis tema pulss võib olla? No, siis peame järgi uurima. Vahepeal võib näidata, palju meil rahvast tervispargis on, et mis täna üldse autodega veel enne esimest katset teha võib? Nad ju tulid servisparki selles mõttes, et praegu ju ei ole ralli ametlikult alanudki veel. Et siis võid teha, mida tahad? Sisuliselt küll jah, et remontida võib, kõike võib teha. Küll me mäletame tegelikult ju 1 aasta oli vaja ju Otil mootor vahetada. Jah, ja sealt tuli ju trahv ja reeglid muutusid ka pärast. Pärast seda reeglid muutusid, tegelikult ei ole ralli ametlikult startinud ju. Jaan Martinson tõstatas Mehed ja nuta saates, mis teisipäeval tegi ka comebacki. Ja küsimus, et kas reeglid peaks muutma ka selles suhtes, et sa peaksid finišipoodiumilt, hetkel on nii, et sa pead jõudma finišipoodiumilt ka Park Fermeesse, mis on ju tegelikult totter. Kõik ju teavad, et asi lõpeb finišipoodiumil. Ja Otil on ka varem sellega probleeme on, näiteks Montes. Et ei tea, kas ref kannatab või kas refi jätkub. Mis sa arvad sellest?
ma ei oska öelda selles mõttes, et ma olen erapooletu vist selles küsimuses, et ma saan sellest pointist aru, aga samas see auto peab nagu kuhugi ka lõpuks jõudma. Et jah, ma ei oska öelda, et kindlasti on nagu huvitav teema, mida võiks lahata. Ütleme, Käärikult Park Fermees, see on ju päris tummine maa. Et selles mõttes ralli kavas Park Fermee on meil siin samas ERMi kõrval, eks. Et sellisel puhul me ei saakski nagu ralli mingit programmi korraldada, kui me teame, et võib-olla autod ei jõuagi siia koos sõitjatega sellisel juhul ka. Ainu kui need seal pärast viimast katset kuskil ära koolevad. Ma olen seisukohal ikkagi, et ralli lõpeb Park Fermees. Ja pärast seda on neid autosid ka vaja selleks, et teha järelkontrolli, vajadusel protestid ära lahendada, autod üle vaadata, et need autod peavad olema ikkagi kuskil komplektsena sellisena, nagu nad rallil sõitsid kuhugi jõudma. Nagu tennises lõpeb matš siis, kui matšpallil on pall 2 korda maha põrganud. On Toomas Leiuse kuldsed sõnad. Nojah, nii ta on. Ja jalgpallis on ka lõpuvile. Jah, täpselt. Et mehed ei pea jõudma tervena koju. Tõsi, aga siin tuleb mängu jällegi see, et me kasutame avalikke teid, kõik see road safety, turvalisuse küsimus. Jah, et ma arvan, lõpuks ongi see, et sellest kaotab nagu sport ise, kui me muudaks seda reeglit, et võib juhtuda, et me ei näe lõputseremoonial siis autosid, kes võib-olla nad seisavad kuskil tee ääres maanteel, tähistavad seal oma katkise autoga, et ma ei tea, ühest küljest ma nagu mõistan, aga teisest küljest ma ei näe, et see kuidagi nagu rallile või spordile kasu tooks. Aga räägime siia lõpetuseks ka sellest, kuidas Delfi rallit kajastab. Me oleme siin väga suure ekipaasiga, reporteritest mina, Eigo Kaljurand, Kaspar Ruus, meie suvereporter Helena Lindeberg, fotograafe on meil kasutada Tartu jõude ja natukene oleme ka juurde hankinud, et meil on nii fotosid tulemas, videointervjuusid Eigo esituses kui ka teiste. Meiega saatega samal ajal algas Mediapen, ehk siis tund aega või isegi rohkem on võimalust kõikide sõitjatega jutustada, teha intervjuusid ja rääkida peeneks ühesõnaga. Kõik need mõtted, mis nende peades hetkel valitsevad, nii vähe või palju infot, kui neil selle teede kohta on, rekkega natuke infot ju koguneb. Võiks koguneda piisavalt ikkagi, jah. Ma vaatasin Dirtfishi rekke videosid eile, see klassikaline 18 minutit ja kõik olid hädas sääskede ja parmudega ja herilastega. See oli raju eile, see oli raju viimastel päevadel pärast seda vihma ja kui ilmad nüüd heaks on läinud, siis see on päris karm, et ega endalgi kodus on raske olla. Tead, see päike on ka raju. Ma soovitan inimestel varuda mingi nokamüts. Igal juhul. Vihmavarju all tasub olla varjus. Ja vihmavarju võib alati vaja minna ju. Ja igal juhul peaks olemas olema, et pühapäeval ju võime näha ka vihma. Ma ei oska öelda, et võib-olla ka võib kuskil piirkonnas ka laupäeval seda näha, sest pilvi on näha selliseid vihmapilvi kaardi pealt laupäevaks, aga kas teda ka kuskil sajab, et praegu on pigem, kuna ma ei ole mingisugune ilmaspets, siis ma ütleks, et ma ei ütle midagi, kas sajab või ei saja, et seda siis on näha. Tarbige vett, ärge meist eeskuju võtke, meil ei ole vett. Me kohe pärast seda saadet peadpidi kraani alla, ma arvan. Ja jälgige oma tuttavaid ja ennast ja kõike. Ja, hoolitsev Gunnar on oma sõnad öelnud, nii et kuulake siis. Aga meil on kokku 9 otselülitus, kui ma mälu mind ei peta. Ja me oleme tagasi homme hommikul, kas oli 8:30. 8:30, jah. Ja kui kõik läheb õnneks, on meil jälle üks huvitav külaline. Ja, igal juhul, kui te sõidate kas või katsele sellel ajal või juba sõidate, pange käima, saate sellise ägeda alguse rallipäevale. Delfi taskus, Spotify's järelkuulatav videos ka, kes tahab meid vaadata loomulikult. Jah, kes tahab, aga igal juhul, kes tahab tulla, siis saate siin Service Parkis ka, kas seda kutsutakse Expo alaks või? Ma arvan küll, jah. See Service Parki Expo on ju läbinisti põimunud, et meist diagonaalis sinnapoole jääb Hyundai. Mis meil siin ümber veel on? Ma kuulen, ütled hääle järgi, mis auto on või? Tegemist on tõenäoliselt Škoda Fabia Rally 2 autoga. Et see Service Park, mis sul ütlesid, meediaalast pool tundi edasi-tagasi? Edasi-tagasi. See ala on päris pikk. Ma panin meedia siis, ütleme, ERMi alguses Service Parki lõppu 15 mintsa, vaatasin, kus me oleme ja kõnsin tagasi, kokku oli pool tundi umbes, et saabki õnneks kaalu maha natuke. Jah, sul ongi kergem ujuda siis. Ja, mul on vaja natuke. Aga mina ütlen küll, et see Service Parki Expo ala on üks ägedamaid, mis siin kunagi on olnud.
vaata tavaliselt on need kaubandusalad kuskil seal põllu peal vetsude taga, eks. Aga nüüd on see integreeritud täpselt siia sisse. Et saad mängida siin selle drifti puldiautoga, osta endale nokamütsi mälestuseks, mudelautod, Martin Järveoja suviprillid, olid müügis, vaatasin üks päev. Ja siis vaadata, kuidas autosid putitakse, rehve vahetatakse. Tegevus jagub siin igal juhul ju, et kui vähegi aega on, tulge Service Parki, vaadake ringi. Service Park on tasuta, nagu juba saate alguses mainitud ka sai, nii et siit ongi aeg asi kokku tõmbata. Aga tõmbame kortsu, sest janu on suur. Janu on suur, aga nagu mainitud, siis peate meid veel kannatama 9 korda või 8 korda sellel nädalavahetusel. Loodetavasti saite natuke targemaks ka, võib-olla ajaloolise info mõttes, aga täna õhtul, kui olete punktikatse ära vaadanud, ärge magama minge, vaid Delfi Spordi Facebooki arutleme natuke, kuidas meile meeldis. Mitte punktikatse, vabandust. Publikukatseks nimetatakse. Aga miks peaks vaatama publikukatset? See on mega lahe katse igal juhul minu meelest. Seal näeb lihtsalt tegelikult hästi palju, et ma ei tea, Rally Estonia on ikkagi muidugi teinud oma nende ise ehitatud katsetega siis võimalus, kus saab pikalt ralliautot jälgida, aga ma arvan, et see on ikkagi üks kõige pikemaid katseid auto, kus sa näed ralliautot korraga. Ja see on küllaltki äge kiire katse tegelikult isegi, kuigi ta on selline nikerdamine, et seal näeb kiirust ja näeb sellist trikitamist ja kusjuures seal ikka on nalja ka tehtud aastate lõikes, et seal on üle katuse neid autosid keeratud ja rattaid lõhutud, nii et ma arvan, et seal samuti võib toimuda actionit palju ja põnev. Toimub ka actionit õhus. Ma tean, et Jaan Roose teeb Slackline'iga midagi seal. No, väga lahe. Et telepilti natukene show'd ka. Aga tõmbame siis esimese saatega purki. Gunnar Leest ja Roland Poom homme hommikul 8.30. Olge jälle meiega. Ja, kohtume. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.